Ma väga loodan, et Eestis ei anta võimu masinatele ja et institutsioonid, sealhulgas õiguskantsler, kes seda peaks takistama, suudavad seda vältida. Et masin peab ikka jääma inimesele appi, aga mitte võtma inimese üle otsustamist enda kätte. Et silmas pean seda, et niipea kui näiteks lubatakse liiga palju automaatseid otsuseid, et näiteks kas sa oled laenukõlblik erasektoris või siis kas sa Eesti kodakondsuse saad või ei saa. Või siis, et kui sa oled selle või teise kuriteo toime pannud, et siis karistus see või too. Et kindlasti on nendel ka Silicon Valley mõtlejatel õigus, kes ütlevad, et kui masin hakkab neid otsuseid langetama ja kui ta on küllalt hästi programmeeritud, siis ta välistab igasuguse korruptiivsuse ja ka vead. Mina usun, et ka inimestega mehitatud otsustamise süsteem saab olla tehtud nii, et ta ei ole korruptiivne ja et ta ei tee liiga palju vigu. Aga tõenäoliselt ei ole võimalik programmeerida mitte ühtegi masinat, mis suudaks otsustada, et kas tegelikult paremini sobib see või teine ehitusprojekt, et kas erandina kunagi mitukümmend aastat tagasi kuriteo toime pannud inimesele kodakondsus anda või ei, et neid asjaolusid on nii tohutu palett. Või näiteks, kas president peaks andma armu kurjategijale. Et seal on nii palju nüansse, mida kaaluda ja sa ei oska mitte kunagi ette näha, mis nad võivad olla. Et näiteks võib juhtuda, et suur maksupettur on vangis ja korraga tema lapsed jäävad orvuks. Ja nüüd on küsimus, et kas ta saab näiteks armu, läheb välja, hoiab oma majapidamist, koolitab lapsed, kasvatab suureks, et rakendatakse seal hoopis kriminaalhooldust, ärikeeldusid ja nii edasi. Või et masin otsustab ei, sest pettus oli nii suur, lapsed lastekodusse. Et siin peab see inimlik kaastunne minu arvates alati jääma ja minu arvates see, et mõnikord võib juhtuda ka mõni viga, on hind, mida maksta. Ja kas nüüd lõpuni saab olla efektiivne, niikaua kui inimene on selline, nagu ta on ja kui ta ei ole siiamaani muutunud, vaevalt, et ta edaspidigi olemuslikult muutub, et siis ma arvan, et lõpuni ei saa. Et inimesed on ikka inimesed oma puuduste ja tugevustega ja mina ei tahaks mitte kunagi riiki, kus inimese saatuse üle otsustab masin või masinlik süsteem, vaid et otsustajaks siis, kui üldse on õigust teise inimesele otsustada, et see võiks jääda ikka võimalikult kitsaks selline võimalus, et siis on selleks otsustajaks inimene.